Tere hommikust, armsad! Tere tulemast vaatama taas järgmist Valguse koguduse miniteenistust. Ja meil on hea meel, et sa oled klikkinud ja otsustanud vaadata. Ja issand on siin paigas. Me hakkame issandat ülistama nüüd. Ja siis me saame väikest sõna kuulda. Nii et ma loodan, sa oled põnevil. Ja laula minuga kaasa. Laulusõnad leiad selle video kirjeldusest alt. Ja ülistame issandat. Tõuseme ja laulame talle. Amen, amen. Jumal, tõesti tänu sulle. Tänu sulle selle uue päeva eest, selle uue hommiku eest. Aitäh, isa, et sina oled alati meiega. Sa oled lubanud olla alati meiega. Ja Jumal, me pöörame silmad sinu poole. Just selles olukorras, kus me täna oleme. Ja me teame, isand, et sina oled. Sa oled võrratu, sa oled võimas. Ja sa oled hea ja armastav isa. Ja me usaldame kõik sinu kätte, isand. Me täname sind selle eest, kes sa oled. Me austame, ihmetleme sind. Kõik võimas Jumal. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, Jeesus. Maailm meid kutsub, kuid pakub vaid tühjust. Tuhmub see naer ja tuhmub kõik kuld, mis kasu seest on. Kuid siis tulid sa ja tervendasid minu. Mu igatsused on täidetud siin armastuses. Pole miski parem kui sa, ei miski parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei saa. Halleluuja! Ei karda ma sul näidata valu, sest kõik minu vead, jah, näinud neid sa, kuid kalliks mind pead. Sest mu mäetipu Jumal on samaga orus. Puudub see paik, kus su halastav arm ei leiaks mind taas. Pole miski parem kui sa, ei miski parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei saa. Pole miski parem kui sa, ei miski. Halleluuja! Parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei saa. Halleluuja! Kas sa oled minuga nõus täna? Pole miski parem kui tema. Tänu sulle, Jeesus. Pöörad leina. Pöörad leina sa tantsuks, pöörad kurbuse rõõmuks, pöörad valusa tänuks, see on võimalik vaid sul. Pöörad leina sa tantsuks, pöörad kurbuse rõõmuks, pöörad valusa tänuks, see on võimalik vaid sul.
halleluuja. Issand, sa oled nii hea. Sina pöörad kõik ümber. Sa pöörad nende kasuks, kes sind armastavad. Halleluuja, issand, tänu sulle. Sina oled nii ustav ja sa oled nii imeline. Ja pole mitte miski parem kui sina, issand. Pole miski parem kui sa, ei miski. Parem kui sa, issand, miski. Paremaks sinust ei saa. Halleluuja. Pole miski parem kui sa, ei miski. Parem kui sa, issand, miski. Paremaks sinust ei saa. Ei miski parem ole kui sa, minu Jumal. Halleluuja. Amen. Amen. Issand on hea. Enne kui me läheme Jumala sõna juurde, siis ma julgustan sind panema kokku ka üks armastusohver Issandale ja selles videokirjelduses on olemas ka meie koguduse arveldusarve number. Nii et sa saad sinna üle kanda oma rahalise anni, mis on muidugi vabatahtlik. Sa võid tuua oma kümnised, ohvrianni, annetused ja anna rõõmsa südamega ja nii nagu Jumal ütleb seda. Amen, amen. Sest et me teame, et mida me külvame, seda me lõikame. Ja ma julgustan sind lihtsalt südamest külvama, mitte sunniviisiliselt, mitte kohustusest, vaid südamest. Ja see raha läheb valguse koguduse kulude katteks, selleks, et Jumala sõna võiks levida, et koguduse töö võiks edasi areneda ühiskonna erinevatesse kihtidesse. Ja loomulikult me peame iga kuu ka üüri maksma oma ruumides, et saaks ka kõik sellised praktilised kulud kaetud. Aga nüüd on aeg minna Jumala sõna juurde. Ja tänane jutlus, ma ütlen enne seda ära, räägib natukene ebamugavusest ja võib-olla väljakutsetest ja seetõttu ma olen ka valinud sellise koha, kus täna see miniteenistus üles siis salvestatakse, ehk siis siin majas, kus ma elan, ülemises toas ja enamasti on nii, et soojus ikkagi läheb ülesse ja siin ülemises toas on ka väga palav ja võib-olla sa näed igi, ma olen siin võtnud ka ühe lehviku, et ma saan vahepeal endale õhku teha. Ma usun, et te kõik teate, mida ma tunnen praegu, et need viimased nädalad, võib isegi kuu aega on olnud üks imeline võrratu suvi, aga samas ka võib-olla üks väljakutse ja üks raske aeg paljudele. Nii et sellest ma täna jutlustan. Aga enne kui ma Jumala sõna juurde jõuan, siis palvetame koos. Hea taevane Isa, aitäh sulle selle võimaluse eest olla siin, julgustada sinu rahvast, sinu kogudust, seda karja. Ma palun, Issand, et sina räägiksid minu läbi igasse südamesse, kes kuuleb seda jutlust. Ma palun, Issand, et sina avad meie südamed ja lased sellel sõnal laskuda ühte pehmesse pinnasesse, mis kannab head vilja. Jeesuse nimel sündigu sinu tahtmine. Aita meil saada julgustatud, manitsetud ja suunatud ja juhatatud, Issand, sinu teedele, rohkem sinu teedele. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel ja kogu kogudus ütles amen, amen. Ma tahtsin veel öelda, et kui sa tahad annetust teha, siis täna on sul võimalik ka teha missioni annetus, mida on sul võimalik iga päev teha. Ja kui sa teed missioni annetust, siis pane sinna sulgudesse mission, et me teame, et sa lähed missioni töösse. Hollandist pärit kristlane Corrie ten Boom oli teise maailmasõja ajal aitamas juute. Ta varjas ja peitis neid oma kodus ja umbes 800 juuti
sai niimoodi päästetud siis koonduslaagritest, kuna tema ja tema perekond peitis neid juute enda kodus. Aga kuna Gestapo sai sellest teada, siis viidi ka Corrie ten Boom, kes ise ei olnud juut, viidi ka tema koonduslaagrisse ja hoiti ülekuulamise ajal kinni. Seal koonduslaagris sa võid ette kujutada, et seal ei ole mugav, seal ei ole mõnus, seal ei ole meeldiv. Nii kui nad sinna koonduslaagrisse jõudsid oma õega, nad avastasid, et see ööbimiskoht või see barakk, kus nemad olid, seal olid kirbud. Ja ma ei tea, kas sa oled kunagi saanud tunda, mida tähendab kirbu sügelus, aga see ei ole midagi väga meeldivat üldse. Ja seal oli põhjust nurisemiseks loomulikult ja nad pidid siis tegema rasket tööd seal ja neid väärkoheldi. Aga kõige selle ebamugavuse ja väljakutse keskel Corrie ja tema õde Betsy tegid siiski Jumala tahet. Ja Piibel ütleb 1. Thessalonika 5.18, et me tänaksime Jumalat igas olukorras ja kõige eest. Kas pole mitte nii? Ja huvitav on see, et isegi ka koonduslaagris olles sa võid tänada Issandat, sa võid tänada ka nende kirpude eest. Tänada kõige eest, nii nagu Piibel õpetab. Ja võib-olla sa mõtled, et mina küll seda ei suudaks, aga see on see, mida Corrie tegi seal ja sellega seoses tal oli võimalus ka ühe väikse piiblist lugeda neid kirjakohti seal ümbritsevatele naistele salaja. Ja põhjus, miks valvurid ei tulnud nende barakki kunagi kontrollima, oligi see, et seal olid kirbud, nad ei tahtnud kirpe endale külge saada. Nii et tegelikult need kirbud oli Jumala õnnistus saadetud just nende sinna elumajja või elukohta, et nad saaksid Jumala sõna seal jagada. Ja päris palju naisi sai seal kristlaseks ja andis oma elu Jumalale. Tänu sellele teenimistööle, kus nendest palvetati ja ülistuslaule lauldi. Nüüd, kas pole mitte nii, et me mõnikord ootame seda täiuslikku aega või ühte head või soodust hetke, et midagi teha või oma elus mingi muutus tuua. Mõnikord me leiame vabandusi, mis on päris nõrgad vabandused, võrreldes sellega, kui me vaatame seda Corrie elu seal koonduslaagris ja siis me vaatame enda elu siin heaolu ühiskonnas, läänemaailmas, eks ole. Mis iganes, milleks meid on kutsutud, kas evangeeliumi kuulutama, tegema oma tööd mingil muus viisil, astuma välja oma mugavusest. Me mõnikord leiame igasugust vabadusi, et neid asju mitte teha. Kas pole nii? Mõnikord me ei oska hinnata seda aega, kus me praegu oleme. Me võib-olla oleme mingis raskes või ebamugavas või ebameeldivas olukorras ja mõtleme, saaks see aeg kiiremini läbi. Aga me ei mõista, et see aeg on võib-olla Jumala poolt seatud meie ellu. See meie aeg, kus me saaksime parima välja tuua ja midagi parimat teha selle ebamugavuse keskel. Kas sa oled kunagi endale öelnud, et ma hakkan trenni tegema siis, kui või et ma hakkan raha koguma siis, kui sa saad rohkem palka või siis, kui sa lõpetad selle kooli või ma lähen trenni siis, kui ma ei tea, lõpetan selle asja või hakkan seal käima või kolin sinna. Et me nagu ootame mingit muutust, mis aitaks me edasi liikuda, aga tõsi on see, et võib-olla seda täiuslikku ja soodusaega ei tulegi teatud asjade jaoks ja me peame hakkama midagi tegema selles olukorras, kus me oleme. Et tuleks muutus. Ükskõik kui raske ja ebamugav see siis oleks. Minu abikaasa Arlis rääkis just, et tal on üks töökaaslane, kes läheb ja teeb trenni iga ilmaga. Kas tuleb rahet taevast, tuleb vihma, on külm, on kuum. Tema läheb ja teeb trenni. Tema trenn on välitingimustes ja tal on eesmärgid. Ta tahab jõuda tulemusteni ja surub läbi nendest ebamugavustest. Ta ei leia vabandusi. Täna vihma sajab, ma ei lähe jooksma. Et ükskõik, mis ajad meil on, me võime alati leida vabandusi, et meil on ebamugavad ajad. Mul on praegu nii palav. See on väga ebamugav. Aga läbi selle
selle palavuse või mis muu olukord sinu elus praegu on, mis on ebamugav, ebameeldiv või raske, läbi selle tegelikult sul on võimalus jõuda ikkagi oma kutsumiseni, oma unistuseni, oma eesmärgini, kus Jumal on sind pannud. Mida sa tunned südames, mida sa peaksid tegema? Ja mida sa saaks juba praegu teha? Võib-olla sa ei pea ootama seda paremat hetke või soodushetke, mida ei tulegi. Ma usun, et me peame ära tundma, mis ajas me praegu oleme ja mitte alati ootama seda soodust hetke. Me ei saa elada ei minevikus, kus oli hea ja mäletad, kui seal kõik oli nii imeline. Või me ei saa elada ka tulevikus ja oodata, ma ei jõua ära oodata, millal ma saan sinna või millal ma saan seda või sinna reisida või et selline ootusärevus on tore tuleviku suhtes, mingi asja suhtes, aga mõnikord me unustame nautida olevikku ja seda olukorda, kus me oleme. Isegi kui see on raske, me peame seda oskama ka nautida. Oled sa nõus minuga? Ma tahaks sulle anda 4 kiiret punkti, mida silmas pidada seoses selle ajaga, mis meil on, selle meie ajaga just praegu. Esiteks, igal ajal või siis ajastul sinu elus on väljakutsed. Igal ajal, ükskõik, kui sa võib-olla mõtled, et tulevikus kõik läheb hästi, kõik on parem, siis kui need asjad muutuvad, siis on kõik hästi. Ei, seal tulevikus on ka sul väljakutseid. Las ma ütlen sulle, see on nii. Kui sa näiteks meenutad võib-olla oma aega minevikust, kui sa võib-olla käisid ülikoolis, sul oli võib-olla rahapuudus, sa võib-olla ei saanud palju asja endale lubada, pidid üüri maksma, õppemaksu maksma. Võib-olla sul oli suhetes probleemid, sa olid armunud siin ja seal ja kolmandas kohas ja su mõtted olid laiali. Võib-olla siis, kui sa said lapsed, siis sa maadlesid ajapuudusega. Ma mõtlen, võib-olla rahapuudus ja ajapuudus on üks põhilised asjad, mis inimestel on. Aga mis ajastus sa praegu oled? Mõtle, mis väljakutsed ja mis raskused sul võivad praegu olla elus, mis hoiavad sind millestki tagasi. Kui me oleme lapsed, siis me tihti tahame saada täiskasvanuks, me tahame saada vabadust. Ja siis, kui me saame täiskasvanuks ja saame selle vabaduse, siis me avastame, et see ei olegi nii tore, et sellel on oma tasu, oma hind, eks ole, sellel vabadusel. Et asjad ei ole nii võib-olla lihtsad kui lapsepõlves, kus vanemad vastutavad sinu eest. Võib-olla sa mõtled, et läheks midagi õppima töö kõrvalt või praegu nüüd vanemas eas. Ära oota vanemat aega, võib-olla praegu ongi just see aeg. Võib-olla ei lähe enam lihtsamaks, võib-olla ei ole rahaliselt veel parem aeg või aega rohkem sul. Ma julgustan sind mõtlema läbi, mis on see, mis sa saad teha praegusel raskel hetkel. Ja tea seda, et Jumal, kui see on Jumala tahe, siis Jumal aitab sind, Jumal kannab sind läbi. Mina läksin just läbi 3 aastat ühest koolist, metodisti seminarist. Ja Jumala abiga ma sain sellest läbi, sõna otseses mõttes Jumala abiga, sest et töö kõrvalt koolis käia on päris raske. Aga Jumala abiga, kui see on Jumala plaan sinu elus, siis mine täiega ja Jumal toetab sind. Amen. Teiseks, igal ajastul on oma võimalused. Esimene oli, et igal ajastul on väljakutsed, nii et arvesta sellega, et ära ootad alati parimaid aegu, sest et igal ajal on väljakutsed. Teiseks, igal ajastul on oma võimalused. Nüüd enamus võimalusi vooldavad välja just väljakutsetest. Otsi neid võimalusi. Tihti me saame pöörata oma nii-öelda raskused võiduks. Nii nagu me just laulsime ka, nagu Jumal pöörab meie kaotuse võiduks. Ta pöörab surma eluks. Ta pöörab leina tantsuks. Kas sa usud seda? Nii et meil on võimalused igas ajastus. Nii nagu see Hollandi kristlane Corrie ten Boom, ta leidis võimaluse jagada lootust seal, kus oli lootusetus, seal, kus oli pimedus. Sul on võimalused.
kolmandaks, igal ajastul sinu elus on oma eesmärk. sellel on põhjus, miks sa lähed läbi sellest olukorrast, kus sa praegu lähed. Võib-olla Jumal tahab sind lihvida, vormida, sind võib-olla ette valmistada millekski, mingiks olukorraks tulevikus. Ära arva, et alati peab lihtne olema. Kui sa mõtled Joosepi elu peale Vanas Testamendis, tema vennad müüsid ta orjaks. Ja see alandus, millest Joosep pidi läbi minema, see oli päris suur. Teda süüdistati milleski alusetusest, ta pani sellepärast vangi. Ja üldse see, et ta vennad ta orjaks müüsid, oli juba minu arust väga raske hetk. Aga Joosep oli alandlik, ta oli kuulekas ja ta tuli nendest olukordadest välja. Ja need aastad ja aastad, mis ta käis läbi selle alanduse tee, need rasked ajad, tänu sellele sai Jumal tõsta ta Vaaro paremale käele. Ta oli Vaaro kõrval teine kõige tähtsam mees Egiptuses. Kujutad sa ette, et sinna kohta jõuda, no seal peab olema alandlikkus, seal peab olema tõesti nagu see mustus ja see uhkus ja isekus peab olema kõik nagu ära välja surutud ja pigistatud sinust, et sinust jääb järgi ainult see, mida Jumal sinu sisse on pannud, see armastus ja teenimine ja alandlikkus. Ja see on see, mis Joosepist oli saanud. Enne kui ta võis tõusta sellele kõrgele kohale, valitseja kõrvale. Ja võib-olla see aeg, kus sina oled, Jumal tahab sind samuti lihvida, pigistada sinust välja kõik see mustus ja kui kulda puhastatakse, siis seda tehakse nagu surve all ja tulekuumuses ja sealt saabki kõik mustus eraldatud ja meie ka. Ja võib-olla see, et mul praegu higi jookseb siit kaela pealt ja see on ka millekski võib-olla vajalik, see kuumus, millest me läbi läheme siin. Võib-olla mitte nii füüsiliselt, aga ka vaimselt, kuidas, nagu mida see meie sees esile toob, see, et on ebamugav, see, et on palav, et see, et õhku ei ole. Mida see meie seest esile toob, kuidas me suhtume, kuidas me käitume ja mis vabandusi me leiame selles olukorras, et mida mitte teha. Aga Joosep ei leidnud vabandusi, tema läks läbi nendest rasketest olukordadest ja Jumal austas teda. Aamen. Nii et igal ajastul sinu elus on eesmärk. Ja viimaseks, igal ajastul sinu elus see saab kujundatud sinu suhtumise poolt ja sinu suusõnade kaudu. Nii et kui sa vaatad tagasi minevikus mingile ajastule, millise suhtumisega sa sellest ajast läbi läksid, kui oli raske? Kui sa olid väiksed lapsed või kui sa olid koolis või isegi 5 aastat tagasi või eelmine aasta, millise suhtumisega sa sellest raskest ajast läbi läksid või ebamugavast ajast või kas või eelmine talv? Mis sõnu sa kasutasid? Kas sa kogu aeg virisesid, kas sa kogu aeg tegid maha seda olukorda, nurisesid või sa rääkisid ususõnu? Sa rääkisid Jumala sõnu, sa kuulutasid elu, sa kuulutasid Jumala tahet. Sellisena sa seda aega meenutad, sellisena sellest on siis kas kasu või mitte kasu. Nii et sinu ajastu saab kujundatud sinu poolt, sinu suhtumise ja sinu suusõnadega. Nii et mis olukorras sa praegu oled ja kuidas sa suhtud sellesse olukorda? Ükskõik kui raske see on. Millised on su suusõnad selle olukorra ajal? Mis puudutab maski kandmist, mis puudutab seda palavust, mis puudutab mida iganes. Valitsuse kehtestatud reegleid. Mis on su suhtumine? Ja ma usun, et kõik need olukorrad tõesti, nagu ma ütlesin, Jumal tahab sind vormida nende raskuste keskel ja sind lihvida. Igal ajastul on oma aeg ja oma eesmärk sinu elus. Nii nagu Corey usaldas Jumalat selle raskuse keskel. Ja kusjuures see oli väga huvitav, kuidas ta sealt koonduslaagrist välja sai. Seal tehti üks tehniline viga.
tänu millele siis Corey vabastati sealt koonduslaagrist ja sai tagasi sõita koju. Ja see viga avastati nädal aega hiljem, et ta ei oleks pidanud sealt vabaks saama, sest et need, kes temaga koos, tema vanused olid seal, viidi kõik gaasikambrisse. Ja kui seda viga ei oleks tehtud, siis oleks ka tema seal olnud. Aga Corey sai välja sealt ja tema teenistust hakkas käima üle maailma ja kuulutas Jumala armust ja lootusest ja oma kogemusest ja elust seal koonduslaagris. Ja ta rajas ka mitmeid selliseid abikeskusi vaimse nii-öelda raskusega inimestele, kes pärast sõda siis, kes vajasid vaimset turgutust või kellel olid vaimsed probleemid ja rõhutus ja depressioon selle raske aja pärast. Nii et ta sai aidata inimesi tulla välja nendest olukordadest. Ja see oli Jumala käsi. See oli Jumala käsi. Ja tema nägi lootust. Ja kas sina näed lootust selles olukorras, kus sa praegu oled? Kas sa näed lahendusi? Kas sa suusõnad ka väljendavad seda, mida sa tegelikult näed ja usud? Ära jää ootama paremat aega. See aeg on nüüd ja praegu. See on sulle kingitud Jumala poolt. Ja sina saad teha oma parima, et käia Jumala plaanis just praegu. Jeesus ei sündinud ka mugavasse olukorda. Tema iga päev oli ohus, kus teda võidakse kividega visata või kinni võtta. Kunagi ei ole paremat aega. Sinu aeg on just nüüd. Nii et ma julgustan sind. Tunne see ära ja tee oma parim sellest. Suru läbi. Mine tee trenni keset higi, keset vihma. Mine hakka õppima. Mine tee see firma, mis sa oled juba ammu tahtnud teha. Mida iganes sa tahad ja tunned, et pead tegema, mida Jumal kutsub sind tegema. Mida Jumal on sul meelde tuletanud. Mine kuuluta evangeeliumi, mis sest, et on palav. Mine parki puu alla. Palveta, et Jumal saadaks kellegi su juurde. Kõik on võimalik. Kas sa usud seda? Et selles raskes olukorras, ebamugavas, ebameeldivas olukorras saab Jumal sind kasutada. Sina saad liikuda lähemale sinna oma kutsumisse. Sinna kohtadesse, kus Jumal tahab sind liigutada. Amen. Amen. Ja laulame ühe laulu veel nüüd lõpetuseks. See on üks üsna uus laul. Meie kogudses pole seda veel lauldud. Ja ma loodan, et sa jõuad ka järgi nende sõnadega. Sõnad on jällegi seal all kirjelduses. Ja see räägib just sellest samast olukorrast, kus me oleme. Mis võib olla ebamugav, mis võib olla raske, aga meil on nii palju põhjust laulmiseks ka selles olukorras. Amen. Amen. Pimedus väriseb su nime ees, varjud muutuvad valguseks. Hirmu ei pea tundma raskustes, sest sa rahu andsid mul tõelise. Ruumi ei anna ma kartustel, sest mu Jumal toob mulle selguse. Jeesus on see tänu, kellele on mul lootust tantsida jälle. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi. Tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast tahan laulda, pimedus väriseb su nime ees. Varjud muutuvad valguseks, hirmu ei pea tundma raskustes, sest sa rahu andsid mul tõelise. Ruumi ei anna ma kartustel, sest mu Jumal toob mulle selguse. Jeesus on see tänu, kellele on mul lootust tantsida jälle. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi. Tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused.
seepärast tahan laulda kiitus sinule. Austus sinule. Halleluuja. Tänu sinule. On mul lootus igavene. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. Laulame veel. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi. Tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast tahan laulda kiitus sinule. Austus sinule. Tänu sinule. On mul lootus igavene. Halleluuja! Teeme suure aplausi Jumalale, sest tema on hea. Amen, amen. Jumala rahu olgu sinuga ja näeme juba järgmisel pühapäeval. Jumala õnnistust sulle.